et Kristjan Kangur läks hüppama, Gert Kullamäe pani pukki alla ja Kasvart ikka seal Kanguril peale, et selle peale kindlasti Kangur praegu vihastas. Kangur hüppab üles, Kullamäe liigub pukki alla ja noh, ja nüüd Kasvart. Jah, vaatame, mismoodi nüüd 24 sekundit uuesti Kalevil keerles. No nüüd on tõesti läinud ka lõpuks publik käima Tartu Ülikooli spordihoones Kangur ja Kasvarti vastu ja läheb lihtsama vastupanu teed. No peaaegu oli see ise juba ka vajunud läbi rõnga, aga oleksid ei maksa. Vahe on ikkagi jätkuvalt 9 punkti, kui alla 3 minuti jääb normaalaja lõpuni. Siin Saatse välja sööduga Taltsile. Ta püüab alla liikuda uuesti siit Saatse kaudu. No nüüd hakkab Rohvil ka rünnakuaeg läbi saama. 4-3 sekundit ja Kangur võitleb palli endale ja siit tulevad kindlalt 2 punkti. Kanguri arvel 18 punkti. Kangur ka suurepärane tegutsemine kaitses ja kiires vastu 78-71. Ja mis on märkimisväärne, et tegelikult Kalev on saanud Kasvar, ütleme nüüd kinni, kui ei ole nende niinimetatud pikkast väljakul Jeeliksit või Keetsot, et nüüd Kangur on viimane mees ja see asi on palju aktiivsem meil. Ja Talts täiesti vaba, aga ilusti blokeeritakse. Nüüd sellest on küll kalevlased esimesest mängust õppinud. Kriisa väljakul Arvet Scottile söödetakse. Ja nüüd on võimalik Kangurit pikemalt mõtlemata. Tulevad rõngast visked välja, ütleme nii, et ei ole õnne ka praegu. Ei ole jah, et kahjuks, et õiged. Minu arust oli ka õige siuke ise, kus pidi riskima, aga tundub, et Kangur on ka praegu endast kõik andnud, et tahaks ta kaitses väga aktiivselt ja ilusti suudab Kasvartit nii segada, et Kasvart ei suuda 2 punkti visata. Väga otsustavad 1,5 minutit Scott. Sööduga otsitakse, aga nüüd ei mõistnud teineteist. Ja Kristjan Kangur ütleb õieti, et time out, et ta võttis kinni, et Kalev on mängust tagasi, aga paar rumalat lahendust ja natukene ebaõnne. Oli 5 punkti vahepeal, praegu 7, aga kõik on veel võimalik. Stuudio, palun. Jüri Neissaar, kui mäng algas sellega, et 33-16 võitis Rock esimese veerandi, siis lõpp on olnud tõeline maiuspala ja peab ütlema nii, et Rock on kõva surve all. Rock ei saa kuidagi maalast nagu, sest nende korvid tulevad kuidagi individuaalse tegevusena. Aga tegelikult 4. periood on hoopis Scotti soolo täielikult, eks ole, tema on selle Rocki maala jumala üksinda ära lõhkunud ja siin on mõned kaugvisked ka tulnud, et Kalev on nagu praegu paremini mänginud rünnakul. Igal juhul Scott on visanud sisuliselt peaaegu kõik oma punktid siin otsustaval veerandil. Jah, ta on kohe silma jäänud ja tegelikult on väga heade võimetega mees. Nüüd on ainult 1,5 minutit minna. Läheb tuliseks? Läheb tuliseks, no siin peab õnne ka olema juba ka. Vaatame, kellel on õnne ja kellel on tugevust. Jaanus ja Kristjan, palun. Kuulete, publik elab kaasa. Tartu Rock. See on see, mida tahab kuulda. Usun iga korvpallifänn ja iga korvpallur, nii et see on nüüd see õhkkond, mida finaalid vajavad. Ja väga kõrgelt kalevlased käivad peale. Scott, Freier, Keerles, Kriisa, Kangur väljakul ehk siis jälle taas selline aktiivne kaitseformatsioon. Aga nüüd peab hakkama, jah, Kalev peab hakkama vähe riskima selles suhtes, et kui nad niimoodi nüüd, neil ei ole 4 võistkond, pead ka ei ole täis, et nad saavad veel, peavad minema avantüüri peale. Et kui nad niimoodi lasevad loksutama, siis kahjuks saab nende täna mänguaeg läbi. Lepik aktiivselt Taltsi uuesti Teini kaudu. Ja Tein, no jah, rünnakuaeg hakkas läbi saama, et midagi ei ole vaja teha. Ja tuleb öelda, et see oli nüüd kas tõesti Teini esimene möödavise. Ja aga nüüd on kindlalt Kalevil korriva ja kui nad tahavad seda mängu täna enda kasust pöörata. Ja Scott taas vaatab väga tähelepanelikult, vaatas rünnakule minnes Veselin Matitsi poole. Ja mida siis Scott nüüd teeb selle palliga, pikalt põrgatab ja Lepiku vastu otsib teravust, välja sööb Kangur, petab korra Kasvartit, väga ilusti liikus Lepik vastu. Nüüd hakkab rünnakuaeg läbi saama ja Janar Talts veel üks blokk Howard Freieri vastu seekord. Ja nüüd tundus, et Kalevi rünnakust ei on mees, kes julgeks seda viset panna, et käis siuke sokutamine. Ja Taltsi arvel 5 kulpi. No tõesti, suurepärane kaitses mäng. Eelmine mäng 3, et aga liiga rekord Andrus Renter käes 8-9, nii et on veel aeg minna. Kuulame stuudiot vahepeal. Jüri Neissaar, tundub nii, et mehed ei julgenud seda
aktiivselt ootas siis seda kohta, sest väike võimalus temal oli visata, aga nüüd on küll Kalevil väga raske. Ja nad oleks pealt kiirema rünnaku tegema, nüüd ma ainuke võimalus saab neil vigasid raiuda ja loota, et Rock vaba viset ei teksi. Ja või tuleb suuta visata selline 3 punkti visele, millele järgnevad ka 3 vaba viset. No jah, praegu on 2 sekundit läinud aega, et selleks ime, kui nüüd mingi vaba vise tuleb. No rahvas ootab seda imet, vaatame, mis saab. Jaanus ja Kristjan, olge head. 47,3 sekundit jääb kohtumise 4. veerandaja lõpuni ja Rock juhib 7 punktiga. Aga Kalev on teises finaalis teinud finaaliväärilise mängu ja lahingu andnud Rockile ja mine tea, millega see kohtumine veel lõpeb. Igal juhul 2 sekundit on jäänud kalevlastel hetkel rünnakuaega. No selgelt on vaja korvi, sest usun, et Rock tahab mängida pärast seda pikka rünnakut. Scott väga raskelt positsioonis ja Kangur, millise hüppega. Ja Kristjan Kangur on viga ka siit. No tegelikult oli ju vise vastu rõngast, et siit jah, 2 punkti juurde. Täitsa õige. Ja asi on juba nii tuliseks läinud, et isegi Martin Müürsepp nõudis selles olukorda viga, kes on teada-tuntud tegelikult siuksest olukordast vanarahu ise. Et see näitab, et asjad on, Igal juhul väga võimsa hüppega läks Kangur ründelauda ja Kanguri arvel 20 punkti ja tõesti Kangur ja ma ütleks, tegelikult kogu Kalev võitleb. No nii, kõva pressing oli nüüd peal. Alla 40 sekundi mängida ja Rait Keerles teeb selle 4. võistkondliku vea ära. Natukene rumalas olukorras läks seda viga tegema, et tegelikult peaks selles olukorras veel praeguse seisuga oleks pidanud veel püüdma see pall vahelt kätte saada. Kullamäe annab Audi välja Kasvortile taha. Siit Saatse üritab vastu tulla, Scott mängib väga agressiivselt kaitses. Kullamäe, Raier temal peal, 17 sekundit rünnakuaega, 28 sekundit mängida. Ja nüüd antakse Rait Keerlesele viga, Janar Tatsi vastu. Ja oleme ausalt eeldavalt kõige praeguses Rocki koosseisus kõige nõrgema mees, kes võib eksida vabaviski. Vaatame siin teised, Kullamäe tein, siin Saatse, Kasvart tänas mängus, et vaevalt. No Rait Keerles, teine mängija, kes nüüd maandub pingi peal vigadega. Aga ütleme nii, et ainus hetk ilmselt, kus Kalevil vigade tõttu probleem tekiks, oleks, kui lisaaeg tuleks, et hetkel on tõesti ainult 26,8 sekund mängida, aga usun, et Janar Tatsil tahtsin just öelda, et elu ühed tähtsamad vabavisked. No ei, see nüüd nii tähtis ka ei ole, oleks tegemist 7. mänguga finaalseerias, et praegu ei ole nende jaoks veel hullu midagi. 2-1, Janar Tatsi allvel 14 punkti, 8 lauapalli, 5 blokeeritud viset. Super. Teine mees ütleks tänasest mängust Kasvorti järel. Aga sõna järg stuudiole. 26 haaravat sekundit jäävad veel selles mängus meile nautida kohtumist. Võib nii öelda, et Rock peab vastu. No nii kogenud võistkond tegelikult peaks pidama, et Kalevil on ainult võimalus riskida. Kiire pealevise ja kiire viga kohe teha. Miks üldse mäng nii kõvasti on teisel poolel läinud Kalevi poole peale? Kas tekkis selline ikkagi paar sellist siin Saatse eksimust andsid nagu võimaluse Kalevil ennast leida? No Rocki rünnak jäi teisel poolel seisma väga. Kõik seisid ja kui see Maalasse ka läks veel Kalev, siis ei Rock päris jätta. No nii, otsustavad sekundid. Olge head, Kristjan ja Jaanus. Et siin Anu küsimusele tahaks natuke lisada. Mulle tundub, et just et Kalevil on praegu teinud 2 kindlat liidrit, kes on hakanud terve meeskonna selle käima tõmbama. Üks on Kristjan Kangur ja teine on Scott. Et on ja nende tegevus ja vaadates nende nägusid, kui ma enne natukene Scotti kritiseerisin, et tuleb tuima näoga. Nüüd on tal hoopis teine pilk, et siin on, et... No Raier ääre pealt läbi ja paneb palli pealt korvi. Ja nüüd on vaja ilmselt kiirelt viga ära teha. Ja jõuab Valmo Kriisasele teha 19,6 sekundit. Igal juhul Raier ka väga ilus läbiminek äärelt. Korra pettis, tegi väikse rütmivahetuse Lepiku vastu ja Valmo Kriisa maandub 5 veaga pingi peal küll kahjuks. Noh, aga igal juhul need vead nüüd näitavad, et tõesti
Kalev ei lase seda finaalseeriat käest ära. Ei anna, et kui oleme ausad, kui me siin poolel 8 arutasime, et kui Kalev niimoodi jätkab, et siis enam Tartu asja ei ole. Aga praegu mulle tundub küll, et vaatamata sellele, kuidas see mängu tulemus täna on, et Kalev on leidnud nüüd lõpuks ütleme selle 2 päevaga üleeilse ja tänasega nad lõpuks leidnud. Nad täna tunnetasid seda, et Rock on võidetav nende jaoks. Tein muidugi päris kindlalt mõlemad vabavisked korvi. Scott toob kiirelt veel 2 punkti, 13,6 sekundit mängida. Vaatame, mismoodi nüüd tartlased seda ja kiirelt taas. Scott teeb pea 12,1 sekundit. No see on ka hea märk, et tõesti. Jah, et võidetakse. Lootus ei ole kadunud. Jah, et püütakse, aga jah, ma ütlen, et Kalevi ebaõnneks on Rockil nii head viskad väljakul. Et ei ole ja kui siin enne Janar Talts ühe eksis, et noh, kui võib-olla veel Silver Lepiku närvi proovida, aga ma arvan, et ei Tein siin Saatsega Kullamäe ei eksi vaba viset. Siin Saatse eksis taas, võimalused kasvavad. Esimene vaba vise siin Saatsel tänases mängus nüüd teine ka. Näha on, et tahaks ruttu selle teisega ära teha või 2-1. No vahe on 5 punkti, ega võimalus on ikkagi see, et hästi kiirelt uuesti skoori teha. Scott ja üritabki kaugelt. Ja Lepik saab pea. Viga Silver Lepikule. Hoiab peast kinni esimese mängu üks kangelasi. Ja Veseli Matic kutsub mängijad enda juurde, kas nüüd on see, et viskab viimase vabaviske meelega mööda ja lähevad, proovivad õnne, et kolmese. Vahe on 5 punkti, 3 vabaviskest 2 sisse, viimane mööda. Peaga sisse, 3 pluss 1 Kalevile. 1-1 finaalseeria. Võiks öelda, et fantaasiat meil jagub. Aga vaatame kõigepealt, mida teeb Ed Scott. Meie stsenaarium ei lähe vähemalt sel kujul. Peame ruttu midagi uue välja võtta. Ja Tartu publik teeb kõva lärmi. No nii, vaatame, mis otsustab Scott nüüd 3. viske järel. 82-78, 5,7 sekundit. Ja Scott paneb ikkagi mõlemad 3-2 vabavisked ja kiirelt veel mõtlemisaeg 5,7 sekundit tõesti mängida ja 3 sekundit. No ilmselt on ikkagi vaja väga kindlat sellist käiku tartlastel. No ega jah, nüüd püüavad ja nüüd Kalevil on muud üle jää, nad peavad riskile minema, et see vahet lõige ja raske 3. Et ütleme niimoodi, et lõpuks on kevad 2008 kätte jõudnud finaali õiged pinged. Nüüd tahakski öelda ja kutsuda inimesi üles, et siin Tartu Ülikooli spordihoones on päris kenasti juba publikut mõlemal finaalmängul olnud. Saku Suurhall mahutab veel enam. Et pühapäeval on 3. mäng. Kalev näitas täna, et tuleb mäng, finaali vääriline mäng. Täna on ta seda olnud, et jah, et mina selleks vahel, et näitab, et ei ole veel mäng on siis lõppenud, kui kohtuniku Vile lõpetab mängu, et siin on veel kõik võimalik. Arbet, Kangur, Raier, Scott ja Sokk ja Tartu tuleb Lepik, Talts, Kullamäe, siin Saatse ja Tein. No üllatusi ütleks, et ei ole. Selgelt väga aktiivse kaitseviisikuga tuleb Kalev väljakule. Ja viga antakse Kangurile. Kanguril on see 5. viga. Lõikas Lepiku liikumise maha, vaatab sellise näoga, et otsustati mängu saatus, et ebasportlik viga ja Kangur 5 väga väljas. Et ei näinud seda olukorda, siin oli kohtunikud ees. Ma arvan, et peale seda Vilet saame jälle homsetest lehtedest lugeda, mis Veseli Maatist arvab Eesti kohtunikest. Ja see oli tänase mängu võiduvise, jah. Võiks nii öelda, 5,7 sekundit mängida.
83-79. Ma ka kuidagi tunnen, et teatud pinge kadus ära. Oli veel see Audi sisseviske ajal eelmise rünnaku hakatuseks, aga Bojan Belkits on nüüd väljakul ja täiesti vabalt on tartlased Lepikoli ja Tartu on läinud finaalseeriat mängudega 2-0 juhtima. 83-79 lõpeb teine finaalmäng Tartu Ülikooli spordihoones, aga elamus on igal juhul suurem kui esimene mäng. Ma tsiteeriks ühte meie Eesti liiga kohtunikku või vabandust treenerit, vaadates Kalevi poolt ei hullu. Kalev tuli mängu tagasi